Tere, kell on 8:36 minutit, see on Raadio 2 ja aeg on kõneleda siis meie selle nädalasest topisest ja eile ilmus Raadio 2 lemmikportaalis Elu24 ikkagi hämmastav uudis, millele tegelikult ma arvan on ajakirjandusmaailmas juba siis kuldsete tähtedega kõikides õpikutes aukoht olemas. Loen selle uudise täiesti tervelt ette. Palju õnne Saaremaa kõige erilisemale preilile. Täna 24. mail, see on siis eilne uudis, on sünnipäev ühel Saaremaa kõige erilisemal preilil ja Elu24 suurel fännil. Saarepiiga nimeks on Tiina Brenner. Palju õnne talle ka Elu24 poolt. Uudise lõpp. Palju õnne ka Raadio 2 poolt ja oleme nüüdki helistanud siis Elu24 kõige suuremale fännile, Saaremaa kõige erilisemale preilile. Tere hommikust, Tiina! Tere! No kuidas sünnipäev möödus eilne tore päev? Palju õnne muidugi ka tagant järgi. No aitäh. No sünnipäev läks hästi selles mõttes, et ei ole kaineks saanud. Lausa niimoodi? Jaa. Ma saan aru, et proua Saagim saatis suure šampanjeri teile ka siis? No saatis suure šampanjeri ja siiani natukene oli joomesed ja tunneme ennast ülimeenusalt. Preili Brenner, miks te arvate, et miks just teie olete kõige erilisem preili üldse ja miks teist ilmus Elu24 selline lugu? No miks minul on juba varasest lapsepõlve saati öeldud juba, et ma olen eriline ja miks ma olen eriline Saare naine on see, et ma alustasin napsu võtmist alles 12-aastaselt. Nii hilja? Erinevalt teistest saarlastest, naistest. Ja suu on kuiv. No, võtke peale, mis seal ikka? Erinevalt teistest saarlastest naistest hakkasin 12-aastaselt alles jooma ja... Kui vanalt, Tiina, teie alustasite Elu24 jälgimist? No, ja mis ajast saite siis kõige suuremaks fänniks? Ma ütleks parem selle kohta, et Elu24 jälgis juba enne mind, kui ma üldse sündisin. Nimelt mu ema jälgiti kogu aeg, kuna ta oli kuulus. Ja nii kui mina sündisin, hakkasin kohe jälgima Elu24 ja olen see suur fänn olnud. Mulle väga meeldivad tema uudismagasinid, tema veerud ja pildigaleriid on ka väga ilusad. Tiina, milliseid siis rubriike Elu24 te kõige rohkem jälgite ja milliseid uudiseid kõige rohkem ootate? No endast tahaks rohkem lugeda, aga ma ei ole peale sellega, et ma olen eriline Saare neiu, millega hakkama saanud, et eriti must ei ole, mis ma nüüd siin hakkan luiskama, ei ole ühtegi artiklit veel tulnud, kuigi ma loen iga päev, et äkki kirjutatakse, aga nüüd alles eile esimene tuli ja selle üle ma olen väga õnnelik. Loodan palju kõneainet pakkuda Eesti elanikkonnale Hiiumaal ja Saaremaal, et te saaksite minust rohkem lugeda ja tahan oma erilist pooled teil kõike välja tuua. Mis Tiina teis veel on nii erilist? Palun rääkige lisaks sellele siis... Mul on 3 tissi. Kus kohas see 3. asub? Kas mul on eetris praegu? Ei ole. Me salvestame seda ja siit saab pärast teie... No nagu 2 rinna nagu tavalisel naisel, nagu mul on tunne, et 3. lööb siit puusa pealt välja, ma aru valus on ja ma ei saagi aru, mul on tunne, et 3. tuleb siit puusa pealt kuidagi. No pesi ärgi pigistage seda, et pange sellised lohvakamad trussikud jalga endale. Mul ongi, aga mul tundub, et tuleb midagi. Või on nagu soomlased ütlevad, vaatasin Soome teleks teile MacGyverit, on tulossa.
on tulossa. On tulossa. Millega, Tiina, te endale elatist teenite? Kas käite ka tööl? Palun avage ennast Eesti rahvale, teie kui kõige erilisem Saare Preili. No suviti olen ma terrassil tööl. See on siuke suur... Töötate selle 2 terrassilaua vahelise priguna seal, ma saan aru. Ei, see on siukene... Ma läksin nüüd 6 aega tagasi tööle, kutsuti terrassile tööle, kohviku terrassile, et kannan sealt musti nõusid ära ja kohvi ja õlut inimestele. Ja siis 6 aega töötasin, sain aru, et see ei olegi terrass, vaid need on need ehitustellingud. Uue selle Kuressaare gümnaasiumi ehitustellingud ja need ei ole kliendid, vaid need on ehitajad. Töötasite ehitusel ja vedasite siis töömeestele algsi ette ja toitu ja viisite siis musti nõusid ära. Ma läksin natuke vale aadressile, kus mind kutsuti, et ma läksin ja siis olin 6 aega seal ehitustellingut. Kas palka ka maksti? No nüüd 6 aega täis, nüüd ma lähen küsin, et kus on. Kuidas töömehed... Aga selles mõttes ma nüüd lähen rohkem kuulsuse peale välja, et mul ei olegi seda raha nii väga vaja. Kuidas töömehed klientidena olid? Kas jootraha jäeti ja kas esines ka seksistlikke kommentaare? Iga päev löödi kelluga vastu pepsu ja need, kes natuke olid sellised keimad, need viskasid semendiga mind. Tiina, teil on väga põnev elu. Millised... Tulge Saaremaale, ma panen teile vähipotti ja teen teile vähisuppi. Kui sul nüüd Elu24 toob selle suure kuulsuse ja kõike muud, et palun ole siis hea ära, siis meid ka ära unusta. Ja otsuge mingi, kas teie kaudu saab mingi ajakirja kaane peale ka? On täiesti reaalne võimalus, küll. Tahaks TV nädala. Vaat seda ei saa, aga meil on ajakirjaga Naised selline omalaadne koostöösuhe, et me tunneme väga hästi nende peatoimetajad proua Šrekki, et kui te soovite, siis muidugi saate sinna ajakirja. Aga seal on üks väike tingimus ka. Te peate ikkagi oma 3. rinda näitama, kui te kas või aimatavalt. See on päris koled. No aga mis siis? Ajakirjas Naised ongi väga koledad pildid. Mul on üks palve veel, kui te tulete Saaremaale, kas te praami pealt mulle 2 kilo võileiva saate tuua? Saan tuua küll. Väga tore teil. No igatahes Saaremaa kõige erilisem Preili, palju õnne veel siis eilse sünnipäeva puhul ja kõike head, mõnusat ja ilusat erilist Elu24 nautlemist sinna Saaremaale. Pane nüüd edasi pidu. Okei.